Soho keskus loodi täiendusena Savoy resordi külalistele, et pakkuda õhtust ja vaba aja elamust hotellikompleksi vahetusläheduses. See tähendab, et Soho ei ole eraldi arendus, see on osa Savoy grupi tervikvisioonist, mis ühendab majutuse, söögikoha, meelelahutuse ja ostlemise ühte luksuslikku keskkonda. Pärast keskuse avamist kasvas Savoy hotelli külastatavust ning piirkond muutus rahvusvaheliste vippide ja konverentside lemmikpaigaks. Soho keskus lõi Sharm el Sheikhile uue standardi, kus on turvaline, hästi korraldatud Euroopa stiilis meelelahutus. See aitas nihutada linna kuvandit odavamast rannakuurordist luksuslikumaks sihtkohaks. Täna, Tõnis, oleme tulnud siia moodsasse Egiptuse turule, millel siis nimeks Soho. Et kas siin käivad siis nii-öelda jõukamad inimesed või? Ja, eks ikka jõukamad, aga igaüks, kes tahab natukene sellist teistmoodi keskkonda, mitte nagu Egiptuse pärast, vaid puhtamat kohta. Vaata, nagu marmorpõrandad. Sellist sodi igal pool maas, kõik on ilusti ära puhastatud, korda tehtud ja hoitakse seda kõike siin. Mina olen siin Sohoses kolmandat korda, et see tänane kolmas korda, see oli paras seiklus, et tahad sa sellest rääkida? Meie ümber oli 7 politseinikku nagu 7 pöialpoissi ja siis väike mina. Ja täpselt oli kuidagi kahtlane see neil meid sinna sisse lasta, et nende rulliuskude pärast just tõesti vaadati, et ei tea, kas ikka tahetakse sisse lasta, aga kuna me teeme neile natuke reklaami, siis nad lõpuks ikka lasid. Ja me väga kammi ei hakanud ajama, et kui sa suhtled nendega nagu normaalselt, siis nad on meie vastu ka ju toredad. Ja täpselt nii ongi, et saame siin lõbusalt veerida ja natukene ringi vaadata. Aga ega need rulluisutusel täna ju niisama pole jalga tõmmatud, sest et ma kuskilt kuulsin, et sa olla suisa maailmameister, kas rullitantsus või tagurpidi sõidus või? Ja täpsemalt siis ongi tagurpidi rulliusutamises. Olen teinud maailmarekordi, ehk siis maailma kõige kiirem tagurpidi rulliusutaja. Olen ka sõitnud Tallinnast Pärnusse tagurpidi rulliuskudega, Tallinnast Tartusse, Haapsallu, Rakverre ja vastupidi ka teistpidi need sõitnud, et igasugust sellist trikke teinud. Ja maailmarekord siis tuli Berliini rulliusumaratonil 2019 aastal, mis siiamaani siis kehtib ja see oli vihmaga tehtud, kui oli suur torm ja isegi siis tegin selle rekordi ära maratoni distantsil siis 42 kilomeetrit. No vot, seda on tore teada, toredad, ilusad inimesed meile meeldivad ja veel rohkem, kui me tutvume maailmameistritega. Nii et korrutame edasi ja vaatame, mida see Soho meile pakub. Teeme nii. Ma ütlen päriselt ka, et nii hullu venda ma pole elus kohanud. Rulluiskudel võib igast asju teha. No jaa, aga issand jumal, see on niimoodi, et nibin-nabin ja... Jah, palju harjutamist, aga teen enda selle piiri tasemel, et üle ei tasu pingutada. Muidu saab mõne armi siin. Oled saanud, jah? Küll ratta otsa lendasin. Tee jäi kitsaks ja panin teelt välja, aga kahjuks ei terav asi. No täna me siin loodame, et ei kuku, aga lähme jalutame edasi. Lähme, vaatame, mis siin ägelt on.
Ja see nüüd on täpselt see koht, et kui sa satud Sohosesse, siis sa pead siin pilti tegema. Kuigi mina olen siin 3. korda, teen minagi taaskord ühe pildiseeria. Ja vaadake nüüd, kuidas käib Egiptuse moodi jäätise tegemine. Siin on külm alus ja mees rullib, on ju, ja siis lõpuks saab sellest jäätis valmis. Ma arvan, et selle jäätis hind on kuskil $5.